Tere! Oleme jõudnud 6. klassi ajalookursuse viimase suure teemaplokini ja selleks on Vana-Rooma. Järgnevates videotes ma annan ülevaate Vana-Rooma riigi ajaloost, muidugi mõista näitan olulisi kohti kaardil, tutvustan ühiskonna korraldust, eluolu ja kultuuri. Lisaks tuleb juttu veel kristluse tekkimisest ja ükskõik mida me koolis õpime, selle juurde võiks muidugi alati käia ka küsimus, et miks me seda õppima peame. No Vana-Rooma teema kohta ma vastaksin niimoodi, et Rooma keisririik on üks maailma ajaloo suurimaid ja võimsamaid riike. See ühendas mitmesajaks aastaks umbes poole tänasest Euroopast ja mõjutas selle kaudu väga palju kogu Euroopa kultuuri. Roomlastelt pärinevad näiteks sellised mõisted nagu vabariik, keiser, senat, foorum, provints, meie kuude nimed, meie õigussüsteemi alused, meie tähestik ja palju muud. Roomlased ehitasid palju linnu ja teid ning nad olid mitmes valdkonnas oma aja kohta hämmastavalt arenenud. Neil olid arenenud seadused, linnad olid varustatud veevärgiga, neil olid raamatukogud, uhked saunakeskused, vaesematele elanikele jagati tasuta toitu. Rooma linn oli maailma ajaloo esimene miljoni elanikuga linn ja nii edasi ja nii edasi. Rooma riigi ajal sai alguse ka kristlus, mis on tänaseks maailma levinuim usund. Nii et just nagu kreeklased on ka roomlased andnud meile väga palju. Võib-olla isegi rohkem kui kreeklased. Aga täpsemalt saate kõigest sellest kuulda järgmistes videotes.